mõte, ära oota. Õiget aega ei tule kunagi. Väljendab tugevat üleskutset tegutsemiseks ja otsustamiseks, viidates sellele, et ootamine ei too kaasa ideaalset hetke. Meil kõik vajalikud nüansid oleksid täieslikult paigas. See mõte on sageli seotud inimloomusele omase kalduvusega lükata otsuseid ja tegevusi edasi, lootes paremate tingimuste tekkimisele ja saabumisele. Kuid elu dünaamika ja ettearvamatus muudavad õige aja ootamise sageli asjatuks ja takistavad meil oma eesmärkide saavutamist. Esiteks rõhutab see mõte, et ideaalset hetke ei pruugi kunagi saabuda. Sageli ootame, et kõik oleks täiuslik. Soovime, et meil oleks rohkem aega, rohkem ressursse või paremaid tingimusi. Me lükkame edasi olulised otsused, olgu need siis seotud karjääri, isiklike suhete või enesearenguga, sest ootame täiuslikku olukorda. Kuid tegelikkuses on elu ebakindel ja ettearvamatu. Täiuslikke tingimusi ei pruugi kunagi tulla ja kui me ootame liiga kaua, võime kaotada võimalused üldse tegutseda. Selle asemel julgustab see mõte meid tegutsema kohe ja mitte laskma end takistada asjaoludest, mis võib-olla ei olegi kunagi täielikult meie kontrolli all. Teiseks puudutab see mõte otsustamise ja riskivõtmise tähtsust. Otsustamine, eriti suurte ja elu muutvate asjade puhul, võib olla hirmutav ja me võime langeda lõksu, kus analüüsime pidevalt olukordi, otsides parimat aega tegutsemiseks. Kuid see mõte tuletab meile meelde, et elu liigub edasi. Suurte sammude astumine nõuab tihti julgust ja riski. Ideaalset aega ei pruugi kunagi tulla, kuid see ei tähenda, et me ei peaks proovima. Elus on alati teatud määramatust ning sageli viib meid edasi just julgus astuda need esimesed sammud, isegi kui tingimused ei ole ideaalsed. Kolmandaks, see mõte on seotud aja möödumise ja võimaluste kaotamisega. Aeg on piiratud ressurss, mis liigub edasi, sõltumata sellest, kas me teeme otsuseid või me ei tee otsuseid. Kui me ei tee otsuseid, otsustab elu meie eest. Kuid kui me pidevalt ootame õiget aega, võib meil jääda kasutamata mitmeid võimalusi, mida võiksime praegu ära kasutada. Iga viivitus võib tähendada, et mõni võimalus kaob jäädavalt. Näiteks võime oodata sobivat hetke, et alustada uut karjääri või ettevõtmist. Kuid elu toob meile ette alati takistusi ja see hetk ei pruugi kunagi saabuda. Viivitamatu tegutsemine võimaldab meil kasutada hetkes peituvaid võimalusi ja ehitada endale tulevik, mida me päriselt soovime. 4. aspekt on seotud enesekindluse ja õppimisega tegutsedes. Sageli kardame alustada, sest me ei tunne end piisavalt ettevalmistunult või kardame läbi kukkuda. Kuid see mõte julgustab meid alustama ka siis, kui me ei tunne end täiuslikult valmis olevat. Tegutsemine ja kogemus ise õpetavad meile palju rohkem kui lõputu ootamine. Elu on protsess, kus me õpime pidevalt ja sageli toimub kasv ja areng ainult siis, kui me võtame riske ja teeme vigu. Kui me ootame täiuslikku hetke, võib see areng peatuda ja me ei koge vajalikke õppetunde, mida saaksime saada ainult siis, kui me tegutseme. Kokkuvõttes kannab mõte ära oota, õiget aega ei tule kunagi, tugevat üleskutset julgustada, astuda samme oma unistuste, eesmärkide ja soovide poole, sõltumata sellest, kas tingimused selleks on ideaalsed. See tuletab meelde, et elu on täis muutusi ja ebakindlust ning ootamine võib meid takistada realiseerimast oma potentsiaali. Täiuslikke hetki ei pruugi kunagi olla, kuid julgust tegutseda toob tihti kaasa kasvu ja arengu, mida me muidu kunagi ei kogeks. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!